Kui otsid endale uut kompaktset väikest linnaautot, on su valikus näiteks Toyota Yaris, Hyundai i20, Škoda Fabia, Renault Clio ning ka see aastast 2012 tootmises püsinud Peugeot pesamuna 208, mille teine generatsioon sai nüüd siis Peugeot rebrandingu järgselt endale väikse facelifti. Nina osas on 208 saanud mudeli värskendusega siis uue iluvõre, millel nüüd siuke uus disain ning on see ka natukene suurem. Ning uued esituled, kus siis enam ei ole selliseid pikkasid kihvasid, vaid nagu uuel 2008 on eraldi esitulekomponent ning siis 3 sugust küünist all stange peal. Küljele liikudes saab 208 17 või 18 tollised valuväljad, sellel all siin need uhkemad 18 tollised, mis päris laheda siukse omapärase disainiga. Peugeot'de puhul ei saa me rääkimata jätta ka kerevärvidest, sest see lahe erkkollakas roheline on siis 208 standardvärv. C-piiroril viitab varustusele ka väike GT tähis. Tagaosas on uuendusega luugilt ära kadunud Peugeot logo ning mustal paneelil on nüüd siis Peugeot tekst ka musta värvi. Taga tuledes on 3 valgusriba keeranud ennast vertikaalsest asendist horisontaalseks. Pagasiruumi on 208 311 liitrit, mida on rohkem kui Toyota Yarisel, vähem kui Fabial ja Clio'l, kuid täpselt sama palju kui Hyundai i20. Pagasiruum ise, aga suhteliselt lihtne tühi ristlahukas, ei ole meil kotikonkse seintel ega haake nurkades. Pagasi peale ja maha laadimiseks tuleb ületada umbes 20 cm künnis ning teise istmerea seljatoed klapivad kokku 60-40 suhtes. Uue Peugeot 208 hinnad algavad 18 500 eurost ning ulatuvad elektrilise mudeli puhul umbes 45 000 euroni. Tema auto siin meil umbes 32 000 eurot. Sõidutehnika poolest on 208 saadaval 7 erinevas konfiguratsioonis, kus teiste hulgas 3 täiesti tavalist bensiinimootorit, 2 kerghübriidset varianti ning 2 täiselektrilist versiooni. Võimsust 55–115 kilovatti, nullist 100 minimaalselt 8,1 sekundiga. Käigukastiks 5 või 6-käiguline manuaal või 6 või 8-käiguline automaat ning veoskeemiks loomulikult esivedu. Tema auto puhul on meil täna siin võimsam kerghübriidne mudel, millel siis 100 kilovatti arendab 1,2 liitrine bensiinimootor ning 6-käiguline automaat. Kui tahad numbritega lähemalt tutvuda, pane korra video pausile, kuid meie lähme vaatame nüüd salongi. Salongi poolel on 208 mudeli värskendus omajagu raskemini tuvastatav ning kui ma niimoodi kiirelt üle vaatan, siis ainsaks suureks erinevuseks on ainult uus käigukang. Muidu salong väga siuke Peugeotlikult tugeva disainiga ning sellel GT varustusel lisavad särtsu siin süsinikkiu imitatsioonid ning erkrohelised õmblused. Materjalide valik ja ehituskvaliteet on läbivalt suhteliselt head. Multimeediat esindab armatuuri ees 10-tolline puuteekraan, mis kenasti reisijate nähtuvuses ning käeulatuses. Riistvaraliselt on süsteem terava ekraaniga, kuid saaks opereerida natukene kiiremini ja sujuvamalt. Tarkvaraliselt jookseb tal Peugeot kõige värskem süsteem, mis visuaalselt igati nägus ning ka suhteliselt kasutajasõbralik. Kõik peamised funktsioonid on lihtsasti leitavad ja kasutatavad ning laheda lisana saab siis ka koduvaatel erinevate vidinate asukohti siin muuta. Ekraani alt leiame nupupaneeli, kus puutetunnikud, kiirdenupud ning füüsilised kliimanupud. Temperatuuri muutmine ning täpsemalt kliimaseaded on aga integreeritud multimeediasse, kus eraldiseisev lihtne kliimamenüü. 208 standardne helisüsteem on isegi üllatavalt palju helitugevuseni, kvaliteetse ning dünaamilise esitusega. Tippvarustuses tema auto puhul kuvab juhile sõiduandmeid 10-tollise ekraaniga ning laheda 3D hologramm efektiga täisdigitaalne näidikutabloo, mis välise valguse eest kenasti kaitstud, kuid minu juhi asendis siis 3 jagu umbes rooli tagapeidus. Riistvaraliselt on süsteem jällegi terava ekraaniga, kuid saaks opereerida kiiremini ning tarkvaraliselt on tal 6 põhivaadet ning kõikidel vaadetel siis info suhteliselt lihtsasti leitav ja üheselt mõistetav. Esiklassi näidikut Peugeot 208 kahjuks ei paku. Rooli kohale saab Peugeot 208 proportsionaalselt pigem väikse läbimõõduga kahekodralise, mis nahkkattega ning sellel GT varustusega mudelil siis ka GT tähise ning rohelise õmblusega. Rool ise püsib kindlalt kätte vahel, võimaldab erinevaid käsitsusviise. Multifunktsionaalsust lisavad füüsilised nupud äätel, mida siis tänu sellele, et nuppe ise vähe ning nupud ka piisavalt reljeefsed, on lihtne kasutada ka sõidu ajal. Rooli taga 2 käigulaba ning siin vasakul ka siis püsikiiruse hoidjakang, mis tuleb enne kasutamist suhteliselt selgeks õppida, sest rooli tagant on teda natukene raske näha. Esemete hoiustamiseks on meil siin üks telefonihoidja ning seal taga juhtmeva telefonilaadija. Siin all üks lisalaigas, 2 topsi hoidjat, suhteliselt sügav käetoalune laigas, hiiglaslik kindalaigas ning samuti suhteliselt suured uksetaskud. Istmete osas on sellel tema autol siin kõige uhkemad nahk ja Alcantara kattega istmed, mille polstrid küll pigem pehmed, kuid küllalt kaugele ulatuvad küljetoed hoiavad tegelikult reisijaid siiski suhteliselt hästi paigal ning üldine asend on mugav ja toekas. Reguleerimisulatus võimaldab mugava asendi leida igat kasvu reisijal ning juhi kohale on saadaval ka elektriline reguleerimine ning väikest viisi massaaž. Samuti mõlemale esiistmele elektriline soojendus.
ruumi on esireas nõnda, et põhimõtteliselt mahume siia küll 2-meetrisena ära, kuid et ekraani näha, peab olema rool võrdlemisi madalas asendis ning kui rool on madalas asendis, siis võib pikematel juhtidel parem põlv jääda siia rooli ja keskkonsooli vahele veidi kramplikusse asendisse, mis pikapeale kujuneb väsitavaks. Muidu atmosfääris salong igati meeldiv, veidi siuke sportlik, avarust lisab hiilasik panoramkatus ning öisele sõidule lisab meeleolu miljöövalgustus. Tagareas on istmed ergonoomika poolest isegi suhteliselt mugavad, kuid nagu näha, siis 2-meetrist pole mõtet küll üksteise taha istuma panna. Kuid 2 keskmiskasvu täiskasvanut vähemalt kaasreisija poolel mahuvad küll suhteliselt mugavalt ära. Nüüd aga lähemalt sõidust. Sõidus räägime esmalt siis 208 jõuallikast ning nagu öeldud, meil siin siis see võimsam mahehübriidne variant, mille 1,2 liitri bensiinimootor arendab koostöös elektrimootoriga 100 kW ja 230 Nm. Suurimaks kiiruseks 200 km tunnis 0-100 natukene vähem kui 10 sekundiga. Käigukastiks 6-käiguline automaat ning veoskeemiks loomulikult esivedu. Iseloomult ei tasu 100 kW mootorilt loomulikult kuigi palju sportlikkust oodata, kuid üldiselt saab ikkagi see mootor 208 suuruse ning kuni 1,7 tonnise täismassiga väga hästi hakkama ning kordagi ei ole tunnud, et mootor oleks kuidagi siis vedamisega hädas. Loomulikult on ta pigem tehtud siis linnakiirustele, kuid saab hakkama ka maanteedel, tõmme läbivalt lineaarne ja sujuv ning reageerib ka mootorpedaalimistele suhteliselt kiirelt. Mudeli kerghübriidsüsteem opereerib läbivalt praktiliselt märkamatult ning kerghübriididele ebapäraselt suudab 208 kohalt kirjeldades siis esimesed meetrid sõita ka puhtalt elektrijõul. Mudeli 6-käiguline automaatkast vajab järskudel pedaalimistel veidi mõtlemisaega ning ei ole nüüd kõige kiirem opereerimisega, kuid on siiski piisavalt sujuv ning samuti suudab 208 esiveolisena oma jõuga kenasti edasi liikumisse kanda. Vedustus on pigem pehme, tänu millele on siis konarluste ületamine 208-ga igati meeldiv, kuid sellega kaasneb ka kere kaldumisi, mida esineb 208 tema suuruse ja massi kohta natukene liiga palju. Kui sõita aga otstarbe kohaselt on tegelikult vedustus igati hea. Roolimine pigem kerge, piisavalt täpne, ehk kokkuvõttes on soovi korral võimalik 208-ga nautida ka kurvilisi teid. Nähtavus on 208 salongist olenemata pigem väikestest küljepeeglitest ning proportsionaalselt suurtest A-piileritest igal suunal suhteliselt hea ning gabariidid ka võrdlemisi hästi tajutavad. Pikemat kasvu juhtidele võib aga vaid keskmine tahavate peegel natukene liiga nagu silmapiiri kõrgusel olla. Kitsastes oludes aitab 10,4 meetrise pöörderaadiusega 208 manööverdada ka esi- ja tagakaameraga kaamerasüsteem, mille kaamerad keskpärase kvaliteediga ning siis kuva salvestades oskab multimeedias kuvada ka 360 kraadi vaadet. Juhiabilistest on 208 varustatud kõikide peamiste abilistega, liiklusmärgi jälgimine, pimenurga jälgimine, automaatne hädapidurdamine, adaptiivne püsikiiruse hoidja ning ka sõidurea hoidja, mis kahjuks, kui juht siis pikemat aega ei reageeri, lülitab ennast lihtsalt tuimalt välja. Müratase salongis üllatavalt madal. Seega selline ta on Peugeotlikult disainikas, kuid tegelikult igati komplektne ja terviklik väike linnaauto Peugeot 208. Kui tahad mudeliga lähemalt tutvuda, leiad täispika loo teksti vormis ikka Autojaama kodulehelt.